Jou, kõnnime Krissuga lindi peal soojaks. Alustame siis varsti treeninguga, jõutreeninguga, antud juhul siis teeme jalatreeningu. Suht palju kasutame kummilinte ja siis kui trenni juba teen, siis räägin ka lahedamalt, mis seal nagu toimub. Midagi erilist tegelikult ei ole. Aga põhimõtteliselt ettevalmistus siis käib, praegu on 9 nädalat siis Eesti meistrivõistlusteni. Juhul, kui need üldse toimuvad, sellepärast me teame, mis meil siin olukord üldse riigis on ja seda siis näitab elu, mis saama hakkab. Aga jah, no mis teha, selles mõttes me selle otsuse võtsime praegu, et me hakkame seda ettevalmistust tegema ja siis tunne oli nagu hea, hoog oli hea ja siis kui jäävad ära, siis jäävad ära, elu. Selles mõttes muidugi nõme, et see energia ressurss, mis me siia paneme, see ohverdamine, mida see nõuab, et seda nii-öelda võistlusspordina teha, et loomulikult on kahju, kui ta ära jääb ja samamoodi kevadhooajal võistlejad reaalselt elasid seda läbi, kes siis tegid terve ettevalmistuse lõpuni, nii-öelda näljutasid oma keha madala rasvaprotsendini, kannatasid läbi selle, ohverdasid oma lähedaste aega, energiat, sotsiaalsust, kõike seda, mida meie ka tegelikult ohverdame ja mis tegelikult on mitmetest asjadest, mida me ohverdame selle võistlusspordi nimel. Ja kui nüüd ei toimu võistlused, siis see on lihtsalt elu, aga sellepärast ei tasu nagu liiga palju põdeda, sellepärast et elus on palju asju, väga palju asju, mida me tegelikult kontrollida ei saa ja sellepärast on ka täiesti mõttetu sinna enda energiat või tähelepanu üldse suunata, et suunata pigem tähelepanu ainult nendele asjadele, mida me saame kontrollida. Ja praegusel hetkel ikkagi nagu pooleli, kuna me nii kaugel juba tulnud oleme, ei osanud ka prognoosida, et see, ütleme, olukord riigis nii kaua selliselt kestab, et siis kuna me nii kaugel juba praegu oleme tulnud, kus me oleme, et siis ei ole ka mõtet otseselt enam pooleli jätta. Et loomulikult siis ütleme enesetunne sitt, ei hakka nagu ilustama vahepeal, et see käib selle asja juurde ja ütleme, hobi korras me tegelikult teeme seda, sellepärast, et me ei ole profisportlased. Kulturismis fitnessis naljalt nagu ei hakka ka profisportlaseks. Mina näiteks peaksin meeletus koguses dopingut endale süstima, et profisportlaseks hakata. Ei ole otseselt nagu huvi enda eluaastaid vähendada ja läbi selle ei näe nagu mõtet seda teha. Ja kuna ma seda naturaalse sportlasena teen, siis kunagi ma sellega nagu eraldi mingit nagu ütleme karjäärina seda ma tegema mitte kunagi ei saa hakata ilma dopinguta. Mis siis tähendab seda, et ta ongi puhtalt hobi ja kuna ta hobi on ja kuna ta tegelikult on suhteliselt energiaintensiivne asi ja ohverduste rikas asi, sest nüüd ütleme viimased siuksed nädalad ja ilmselgelt järgmised 8-10 nädalat veel on ikkagi suhteliselt nagu sita enesetunde pealt, sest vaikselt ka vorm ka tulema, et see põhjus ongi, miks nii sitt enesetunne on, sest füsioloogiliselt inimkeha ei peaks selline välja nägema, suhteliselt nagu ebanormaalne välimus ja loomulikult seda igal pool sotsiaalmeedias, igal pool nagu ülistatakse neid igasugused füüsiseid võimsaid ja paljud neist on dopingu najal nagu üles ehitatud ja hoitud ja nii edasi, et ülistatakse, aga enamus inimeste jaoks ikkagi on see suhteliselt ebatervislik seisund, kus nagu olla. Loomulikult on ka geneetilist eliiti olemas, kes suudab aasta läbi olla triibulise tritsepsiga ja ülimadala rasvaprotsendiga ja tunda ennast hästi, kõik on chill ja äge ja jõhker lihasmass on peal ja nii edasi. Aga suur osa ikkagi, ütleme siis inimpopulatsioonist, nende jaoks on selline ekstreemsus, elustiiline ekstreemsus, füsioloogiliselt ekstreemsus, tervise mõttes ekstreemsus ehk asi, mida on nagu ilus vaadata esteetiliselt, aga milles loodetavasti minimaalselt tervise huvides aega veeta ehk korra ära käia ja siis sealt välja tulla ja mingit võistlusvormi hoidma hakata ja siuksed asju on nagu täiesti idiootsus oleks põhimõtteliselt ja sellepärast paljud influencerid kui sellised ka aasta läbi, ütleme siis mõned teevad peale võistlusi mõned fotoshootid ära, saavad igasugused äpsidega pilte hästi palju ja siis saavad aasta läbi need postitada, sellepärast et reaalselt seda rasvaprotsenti kui sellist ükski nagu normaalne inimene hoidma ei jää. See oleks täiesti debiilne. Saaks seda teha, aga siis peaks ka ohverdama nagu terve nagu aasta põhimõtteliselt, et kui sa seda hoiad, siis tegelikult ja rääkimata sellest, mida see potentsiaalselt nagu tervisele teeb. Et samamoodi, jah, ja selles mõttes nagu ikkagi nagu karm spordiala, aga eks kõik võistlusspordialad on karmid. Võistlussport kui selline, ma arvan, et vahet ei ole, mis võistlussporti sa teed, kõik on karmid. Igal ühel on omad nagu nüansid, mille poolest nad karmid on. Et selle praegu siis
kaloraiselt 3000 keskmine endiselt. Tõenäoliselt väga ei ole lõpuni välja vaja sealt alla minnagi, ehk milleks alandada kaloraaži, kui süsteem toimib. Kehaline aktiivsus kui selline iganädalaselt. Pigem üldine, ehk siis LISS, low intensity steady state, jalutamine, püstiseismine, jõusaalis inimeste treenimine, raskuste nii-öelda paika panemine, üldine kehaline aktiivsus, NEAT ühesõnaga, non-exercise activity thermogenesis, inglise keeles siis mitte treeninguga seotud kehaline aktiivsus on see, mis on suhteliselt kõrge mul ja selle najal ei ole mõtet kardiovaskulaarseid treeninguid eraldi nagu teha. Ma vahepeal siin-seal mingi 20-30 minti teen, nädalas korra ikka, ma arvan, kui mul on mingi nii-öelda jõutreeningust vaba päev või võib-olla liikumist ka veits vähem on, et siukse üldise kehalise aktiivsusena, aga eraldi nagu pushida pole mõtet ja liiga palju kehalist aktiivsust samamoodi pigem on taastumisele halb, närvisüsteemile halb, sümpaatilise närvisüsteemi koormab üle, uni läheb ülihalvaks, enesetunne läheb väga halvaks ja selle arvelt nagu täiesti mõttetu asi, mida teha juhul, kui toitumine, nii-öelda dieet on paigas ja ütleme, süsteem toimib, milleks nagu forsseerida süsteemi, kui ei ole vaja seda forsseerida. Ehk 300 kilokalorit on söök ja siis on kehaline aktiivsus juures. Jõutreeninguid muidu kavana tegin 4 jõutreenini nädalas. Nüüd jagasime selle sama töömahu 5 treeningu peale. Ehk miks me seda tegime? Puhtalt sellepärast, et taastumist natukene praegu sobib paremini meile. Ehk kuna energiatasemed hakkavad suht madalaks muutuma, siis see tähendab seda, et kui me tegime 4 treeningut nädalas, siis harjutusi jagunes seal enam-vähem 8 harjutust trennis, kuna suht peaaegu full body treeningud, et siis need treeningud olid suht pikad ja suht palju intensiivset töömahtu oli vaja läbi teha ühes treeningus. Ja nüüd, kui ütleme siis glükogeeni varud on madalad ja üldse keha nagu suht väsinud juba rasvaprotsentiga valla jõudma, et siis kergem on teha, et 5 trenni nädalas ja 5 harjutust ühes trennis. Ehk suhteliselt lühikesed trennid vaimselt, psühholoogiliselt on see lihtsalt suures osas, on see lihtsam meie jaoks. Et selles mõttes nagu loogiline alajaotus. Ja siis täna teemegi põlvedominantse alakeha, ehk muidu meil oli alakeha maht oli 4 jaotatud 4 treeningu peale. 2 treeningus oli põlvedominantsed, 2 treeningus puusadominantsed harjutused. Nüüd see sama töömaht on tõstetud 2 treeningu peale. 1 trenn on kõik siis põlvedominantne, mis on täna. No niikuinii puus töötab ka seal väga tugevalt. Ja teine on siis rohkem puusadominantne ja siis reie tagasadominantne. Ehk siis 2 alakeha treeningut. Nädalas ülejäänud 3 on ülakeha. Aga töömaht kui selline on sisuliselt võrdne nädala peale, ei ole muudatust ja ei tohikski olla muudatust, sest me tahame lihtsalt säilitada olemasolevat lihasmassi ja hüpertroofiat. Vaat, siuksed muudatused, ehk siis toitumise endal pole midagi, lihtsalt enesetunne läheb nädalasse sitemaks, energiatase läheb alla, rasvaprotsent läheb alla, vorm läheb paremaks, iseenesest nagu füüsis ise näge, ikka korra päevas nagu jalutan peeglist mööda ja siis võib-olla pole särki seljas näiteks ja siis vaatan, et kuradi äge füüsis tegelikult, et nagu tõesti on lahe, aga enesetunne sitt, et nagu see hind, mis sa maksad selle eest nagu ei ole nagu väärt seda tegelikult, et selles mõttes võistlusspordina korraks teha nagu pull, aga muidu oleks väga mõtet. Huvitav ja projektine, siuke kehakaal, siuke 94 kilo, kus mul tegelikult nagu siis kõhu-sirglihase definitsioon kõik on väljas ja tegelikult näen nagu selles mõttes subjektiivselt näen nagu väga pull välja, endale nagu meeldib see füüsis, et seda nagu tegelikult võiks nagu aasta läbi hoida, aga see ongi see, et nüüd ma peaksin praegu teed ära lõpetama ja pigem järgmise 2 kuud nagu enam-vähem siukest stabiilsust otsima, et ta mul nagu jääks permanentseks selliselt mu söömiskäitumine nagu kohaneks selle rasvaprotsendi ja selle nagu füüsisega, mis mul on. Aga nüüd, kuna ma võistlussporti tahan teha, siis ma niikuinii lähen siit rohkem alla, mis tähendab seda, et kui ma nüüd uuesti pärast sealt välja tulen, uuesti üles liigun, et siis, ja nii-öelda recovery dietit teen, et siis ma ei pruugi selle 94 peal seisma jääda, kahjuks midagi teha pole. See on pigem tulevikumuusikat, kui ma näeks aasta läbi tahaks sellise kehakompositsiooniga olla, siis ma põhimõtteliselt peaks eraldi nagu uuesti siis kuskil, ma ei tea, kus kohas ma seisma jään, kui ma võistlus nii-öelda sellest dieedist välja tulen, võib-olla mingi 98 peal jään seisma näiteks. Ja siis tulevikus, kui ma selle 98 peal olen söömiskäitumisega nii-öelda stabiliseerinud, söögisuu regulatsioon on normaalne, suhe toiduga normaliseerunud, sest praegu see suhe toiduga, see toidule fokusseeritus, mis mul praegu hakkab nagu tulema, vaikselt just praegu enam viimased nädalad ongi see, et ei ole enam normaalne tegelikult, sellepärast, et
see, milline nagu see palett, milliseks on juba täitsa lihtsalt toidud nagu muutunud ja millised need söögisud nagu teevad, juba hakkab nagu veits paigast ära minema, sest see ei ole nagu normaalne, mis on loogiline, sellepärast et jälle füsioloogia tahab ennast kaitsta selle seisundi eest, kuhu me nagu liigume. Nii et jah, aga see on pigem tulevikumuusika. Kuule ega midagi, ma suht nagu pikalt jauran, teeme trenni. Nii, esimene harjutus on siis turvakangiga kükk kastile, kummilindid on ka peal ja hästi, Kris. Ja kiire üles. 2 veel. 1 veel, viimane. Kiire. Pukkidele. Mis selle mõte on? Mõtet ei olegi. Mõte on see, et variatsiooniga lihtsalt tegemist. Ehk selle asemel, et kogu aeg ühte sama küki variatsiooni lammutada ja siis liiges valu tunda ja üldse ennast halvasti tunda ja närvisüsteemi poolest halvasti tunda, siis hea on variatsiooni sisse tuua. Kummilindid on hästi mõnus variatsioon, kast on hästi hea variatsioon, mingis mõttes annab stabiilsust harjutab, annab stabiilsust mingis mõttes juurde ka. Kummilind muudab siis amplituudi üleval raskemaks, kummilind venib välja, paneb pinget kangile juurde ja all on siis selle võrra kergem, sest kummilindis pole nii suurt pinget sees, mis on samamoodi suht mõnus variatsioon, hea, mida vahepeal kasutada, nii et why not? Üks, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, davai. 12, 13, 14, 15. Bulgaari kõik, kummilintel, ega mingit häma teile ajama. Variatsioon, üleval raskem, all kergem, mõnus ülekanne, prima. Nii, mis te arvate, mis kummilintide mõte jalapressi peal on? Õige vastus, variatsioon. Jälle sama asi, üleval suurem pinge, all väiksem pinge. Antud siis jälle harjutusvariatsiooni puhul üleval amplituudis olles, kus põlveliiges on praegu lukus, seal põlveliigese peal ja puusaliigese peal on palju väiksem jõumoment võrreldes sellega, kui te alla välja jõuate. Kummilint lihtsalt natukene proportsionaalselt suurendab seda. Niimoodi amplituud on ühtlasemalt raskem. Muud erinevust väga ei olegi.
Otsa läks, kõrvetab. Nii, ja siis põlve sirutamine trenažööril lõpus. Ei olegi, lisakoormus, lihtsalt metaboolne stress, pikad seeriad tropiga ja lihtsalt vägistame põlve sirutajad ehk reie esiosa lihased natukene siukse metaboolsema stiimuliga lõpus ära ja ongi töö valmis. Lõppu natukene pöiale tõusu, sääremarjale sirutatud põlvega seistes. Ja seda ma filmima ei hakka, ongi kogu muusika jalapäev läbi. Kui sulle video meeldis, siis ole nii hea, pane videole like, kanalile subscribe ja follow mind ka sotsiaalmeedias, Instagramis ja Facebookis on ka mul leht olemas, Siimeri coaching, nii et olge mõnusad ja kui midagi on, siis kirjutage. Näeme, tšau!